Sebastian seal. Roheline lipp tõuseb, vaatame, kuidas meil siin see sõit käima minemas on. Nii ja puu on langenud, vaatame, kes siit kõige parema hüppe saab. Sealt sees tulevad Hirkustans ja seal oli Talviku ka, oli seal sees olemas. Vaatame, kes siit kõige ette läheb. Sealt nurgana tuleb, Talvik on seal kuskil top 5. Jätkuvalt ei näe liidrit tulemas, kes meil siin liider on. Talviku ja Leok olid seal koos, Mägi tuleb siit 5, number 5. Mis öeldud, et äkki Kokins on ette saanud? Kunagi ei tea, Talviku jälle jätkuvalt seal Leoki selja taga, Talviku selja taga on Paat minu arust. Freibergs on seal ees, Sebastiani ees minu arust. Ja selle nende kahe vahel kindlasti põnev sõit saab olema, sellepärast, et Sebastian niisama alla ei anna. Ja nii ongi 6-1, Markus Kokins siis kõige ees meil. Selle starti siin endale võtnud. Teisena, kes seal küll olla võib, numbrit ei näe praegu. Äkki Erki Kahro tundus seal seda olema. Talvik on nüüd Sebastianist mööda saanud. Siis on Freiberg seal triumfiga vist. Siis on jah, tõesti Talviku ja Sebastian Leok. Tuleb siis Kokins esimesena üle joone, teisena 101 ja Erki Kahroni. Kolmas on meil Uldis Freiberg, siis on Jörgen Mattias Talviku, 4. ja 5. Sebastian Leok. 6. siis Onni Jaakonsaari. Toomas Saitsmas 7. Kerk-Kristinov 8. Indrek Mägi 9. Kaarel Tikk alles 10. Et siin kehva startiga, ikka start väga oluline on selle rajal. Siit on seda esimestel ringidel ja kurvidel siin kõvasti kaotus tuleb liidetele, kui startist hästi minema ei saa. Jätkame siin seda sõidu superfinaali jätkumist. Kokins sees, Kahro teine. 3. Freibergs. 4. Talviku seal ja 5. kohe Sebastian Leok siis esimese MX2 rattana. Top 5 ilusti. Ja Talviku läheb seespoolt nüüd Freibergsi vastu siin rünnakule, kas saab lähedale, ei veel ei mahu küll alla. Otsib siin kohta. Jätkame samamoodi liidrina siis Markus Kokins, Erki Kahro teine, 3. Uldis Freibergs, 4. Jörgen Mattias Talviku. Talvikul seal päris hea liin on, kus ta nüüd siia siis või? Kas jõuab Freibergsile külje alla? Ei, suhteliselt lähedal, aga mitte külje all. Siis on sealt Leokidega selja taga Jaakonsaari ja Kerk-Kristiinuga tulemas, Saitsans seal 8, Tilk 9, Indrek Mägi 10. Tuleb siin punt korraga, järjest siin mehi. Kahro vaatas juba üle õla, teine ring. Talviku jätkuvalt siin maadlemas, siis Freibergsiga, Leok selja taga. Talvik on järjest lähemal ennast vaikselt siin hiilitanud. Siiski nii lähedal ei ole, et külje alla veel mahuks. Kuskil päris niisugust edukalt rünnakut saaks siis nii-öelda läbi viia. ja kaks vanameest on ennast ilusti kaamera ette parkinud.
Freibergs tuleb ka Freibergi selja taga Talviku. Ja seal Talviku selja taga kohe ka Sebastian Leok ilusti ringe läbimas on. Kokins pole eest ära ja Kahro on Kokinsile päris hästi tuulde võtnud siin. Hakkab siin liidrile kõvasti survet avaldama. Aeg tõesti siin natukene kiirem olnud on, kui siis liider Kokinsil, aga tagantpoolt sõidab veel kiiremini siis nii Freiberg kui Talviku mõlemad on kiiremad olnud ja ka Sebastian Leokas on 41 peal. Gerd-Kristinov samamoodi 41, et siin on meil väga põnev sõit lahti rullumas, ehk siis top 6 siin sõidu lõpus kindlasti koos on, 14+2 on veel jäänud ja seal on terve publik on, et sinna ennast seda kaamera ette panna. Ridiculous. Lauris Freibergs. Nii, Kokins tuleb, Kahro pole kaugel. Liider Duo meil siin tulemas on, vaatab Kokinsile õla, näeb sealt Freibergsi tulemas ja Talviku ka ei ole väga kaugel. Praegusel hetkel siis 33 võistlejat on läinud sellest sõidust väga. Sealt on näha, Talviku tuleb koos Sebastianiga, Sebastian pole ka loobunud ja kindlasti üritab siin siis varsti ise hakata Talvikule survet avaldama ja Gerd-Kristinov on samamoodi tagant tulemas. Nüüd samamoodi tuleb sealt hea ringi ajaga ka Tilk on siis Kristinovi selja taga. Sellel ringil siis on Jaakonsaarist mööda sõitnud. Jaakonsaar ja Saisak seal kahekesi koos 8-9 koha peal. ...24 koht on lappama läinud. Kõrvalt graafikat vaadates tuleb siin Talviku. Talviku pole ikka Freibergsist mööda saanud, vasti on poolsõitu läbitud. Sebastian Leoki saame endale siia ette pilti. Nüüd jääme Lauris Freibergi selja taha sinna pidama. Siin siis Kokins liidrina jätkuvalt tulemas siin superfinaali esimesena. Ja tema järel siis Erki Kahro number 401, number 101. 611 siis Kokins. Ees ja nemad siis sõidavad jätkuvalt ringi aega 1.40. Talviku riilegane 7. Alguses. Kokitseti teha vahurumist autosid saama. Seda ei olnud ikkagi läheb. Ja nüüd on näha, et tagantpoolt on siis kutid kolmekesi natukene siis hakanud nagu Kahrole peale tulema vist. Kahrol siin kas on kehv ring olnud või on mingi väike eksimus sisse tulnud, et tagant punt on lähemale saanud. Tilk oli seal minemas, et Tilk on siis Kristinovi selja taga. Vaatame siin korra pilgu kiirelt ringiaegadele ka. Kuskil on keegi, kes on kiiresti liikumas. Jaa, Talviku liigub kiiremini kui Freibergs ikkagi ja liigub kiiremini kui ka Kahro. Ja ka Kokins siis kiiremini. Sebastian Leok ja tagant jälitavad Kristinov ja Tilk on siin enam-vähem ühel pulgal 41 peal, aga jah, hetkel siis kõige kiirem mees rajal on Jörgen Mattias Talviku, number 261. Hetkel siis 4. koha peal. Pole jah, siiski häid ringiaegu küll teinud siin, aga pole siiski jah, ettepoole liikuma saanud.
saime korra pilti number 55 Sten Kevin Toomela on siin liiditult ringi sisse saamas ja näeme, et 10+2 on veel minna enam-vähem. Talvik on nüüd võtnud selle Freibergsi väga sihikule ja nüüd lähebki siin seespoolt rünnakule ja võtab selle 3. koha seekord Freibergsilt ära ja vaatame, kas tagant kohe üritab ka Sebastian Leok Jörgen Mattiasega kaasa minna. Terve sõidu seal kavalalt Jörgen Mattiase selja taga õppinud on. Jörgen Mattiasel siin kerge moment ka pidurdusmaa peal, korra lööb ratta ikka väga risti, aga oskuslikult hoiab selle, saab endale tagasi nii-öelda. Gert Kristinov ka seal lähedal kohe, ei ole nagu nii-öelda Freibergsist kaugele jäänud. Ja vaatame viimane ringi aeg siin on 42.472, aga see jäi ka mööda sõit siis nii-öelda ja paar ringiga maha jääjat ette. Talviku, Freibergs ja Sebastian Leok siin kolmekesi koos. Just ridiculous. Ja siin siis Talviku püüame pilti. Talviku siis 3. kohal ja jälitamas siis Erki Kahrot. Vaatame, kas on Kahrole lähemalegi jõudnud. Kahrotele eespoolt näha ei ole. Siit teist oli Kokinsit enne, oli näha tulemas ja Kahro ja Talviku selle ka üksteise järel. Talviku sõidavad siin ikka alla 1.41 kõik mehed. Talvik on küll sellest esimeses kolmikus kõige aeglasem 49.81 ja lähemale ei tule. Gert Kristinov on nüüd Sebastian Leok endal sihikule võtnud, neil on seal ka väga võrdne ringi aeg. Uldis Freiberg samamoodi, nemad kolmekesi 41 peal ja Kaalel samamoodi sõidab 41 koos Saitsansiga. Et sisuliselt esimesed 8 kohta väga tihedalt koos siin üksteise järel on. Jagelevad, see nurk jääb meil tänu pealtvaatajatele nägemata, siis Freibergs tuleb ja Freibergsi selja taga on siis Sebastian Leok ja Gert Kristinov, aga kas oli nüüd, nägin nüüd õigesti, et Talvik oli kadunud? Ei, Talvik on edasi liikunud, Talvik on Kahrol selja taga ja avaldab seal Kahrole natukene survet, siis saame siin Freibergsi ja Sebastian Leoki ning Gert Kristinovi korra veel pilti. Siit siis Kahro tuleb ja tema järel kohe Talviku siin otsimas kohta. Talviku peab minema kohe nüüd mööda, sest et muidu saab aeg otsa ja ta sinna sõiduliitrile ehk Kokinsile survet avaldama ei jõuagi, sest sealt kui põhja sealt tuleb Jörgen Mattias Talviku. 5,5 sekundit on tal vahet siis Kokinsiga ja Kokins sõidab siin jätkuvalt, on nüüd 5.43 sõitnud. Vaatame, mis siin tagantpoolt 41.280 on sõitnud Jörgen Mattias Talvikus, on kindlalt kiirem kui Erki Kahro ja üritab siin Erkit nüüd kindlasti rünnata, otsib kohta väljas, tuleb Jörgen Mattias Talviku. Kõrvale veel ei mahu. Erki Kahro samamoodi tark sõitnud kogemustega sõitja, Sebastian Leok ja Gert Kristinov jälitamas ikkagi veel noort Uldis Freibergsi. Ka Kilk ei ole sellest pildist otseselt kadunud. Siis on vaja sõiduaeg üle raja veel rahval ronida. Saame siis korra siin natukeseks pilti pooleks ringiks. Ja sealt tagant sirgelt siis
Erki Kahro veel sõidu teisena ja Jürgen-Mattias Talvik on väga kannul ja nüüd on näha, et Jürgen-Mattias Talvik on korraliku surve peale pannud ja hakkab ettepoole liikuma. Meil on veel 5+2 sõita, ehk siis ühesõnaga kohe on sõit siin läbi saamas. Tulevad sealt kolmekesi, nüüd mahuvad raja peale ära isegi ja tundub, et seespoolt seal võiks olla Jürgen-Mattias Talvikul edu ja kuid siiski Kahro tuleb veel ees. Vaatame, kas siin on mitu head möödasõitu Talviku teinud juba, kuid ei Kahro siin kavala rebasena hoiab seda sidemist liini endal seal kontrolli all ja ei lase, aga nüüd tuleb jah, siit mäest alla hüppab kõrvale ja kas tõesti võtab selle teise koha endale. Nii väljaspoolt nüüd tuleb, kas mahub sinna sisse keerama, ei keerab lihtsalt väljast ette Kahrole ja võtab siin jah puhtalt jõuga ja ilunumbriga selle teise koha Kahro käest endale. Nüüd on meil veel siis jäänud Kokins veel vaja alistada ja on meil Jürgen-Mattias Talvikul 2 viimast sõitu, tähtsamat sõitu võidetud. Nii öelda. Freibergs, Kristinov on nüüd see ring Sebastiani Neokist mööda saanud ja kindlasti avaldab siin nüüd siis omakorda Uldis Freibergile kõvat survet. Jokeri Freibergs ja Kristinov lähevad sealt ja Sebastian Neok nende järel. Saitsants ei ole ka veel võrrandist täitsa väljas ja samamoodi Kaarel Tilk on seal Sebastian Neoki selja taga kohe. Siin siis tagasi sõitu liidri juurde Markus Kokins. Esimesest ringist alates seda sõitu juhtimas on, aga nüüd on jah näha, et Talvik on talle väga lähedale saanud. Ringiga on teinud väga head ringid kohe, kui siin Erki Kahrost mööda läks ja on nagu nii-öelda küüru selga võtnud ja hoopis teist sõitu sõidab. Hoopis teine hingamine Jürgen-Mattias Talvikul. Ja valitseva Eesti meistrina siis on, mida oma tiitli kaitsmisele nii-öelda esimese vundamendi nurgakivi ladumas siin. Kahro ei ole ka sellest valemist veel täitsa väljas. 4. meest muidugi Freibergsi ja Kristinov ootamisega läheb natuke kauem seal aega. Talviku jälle väljas tuleb. Katsub suuremat momentumit kanda siin kurvis väljast. Ja nüüd seespoolt üritab kõrvale saada, aga veel ei jõua. Otsa ülesse. Väga lähedale on jõudnud. Siin on veel kukkumine, seal on kollased lipud lehvimas, aga ei näe kus kohas ja kes täpsemalt. Liidritesse kumbki ei olnud, Kokins sees Talviku järel. Talviku väga lähedale jõudnud liidrile siin Markus Kokinsile. Väga kahju, et sinna taha nurka ei näe, et pealtvaatajad otsustavad, et nemad tahavad näha seda rohkem kui meie. Kokins sees Talviku järel. Siit siis liider tuua tulemas Kokins sees ja Jürgen-Mattias Talviku teisena. Talviku väljas käib üritamas, näitamas, läheb jälle väljast, kas saab nüüd kõrvale seal sellele küürule, tuleb suure mooga peale, kuid päris kõrvale veel ei saa, võtab siin ühe filtri, tõmbab puhta nägemise ette endale. Üritab jälle kõrvale tulla, kuid ma arvan, et see sama soojendud, mida siin Jürgen-Mattias Talviku sõidu kasutanud sealt väljast, siis äkki jõuab kõrvale. Ei jõua veel esiratast, aga kõrvale jõuab küll. Nüüd külje kõrval siin võistlejad tulevad üle joone ja Jürgen-Mattias Talviku võtab liidrikoha endale, võtab Markus Kokins teiseks. Uiga vaatab siin üle õla, üritab siin liidritel eest ära tulla, kas nüüd keerab täpselt ette, ei. Tuli õnneks sealt soonest välja ja Jürgen-Mattias Talviku saab turvaliselt mööda. Talviku ringiaeg siis 43.040, 43.9 sõidab meil siis Kokins, Kahro on 44.0, 44.396 on Freibergs, 44.417 on meil Kristinov, 44.086 on Sebastian Leok võib siis uuesti hakata Kristinovile survet avaldama siin. Kaarel Tilk on samamoodi 41.027 sõitnud, see on seal samamoodi pundis sees ja see oleks nüüd järgmine punt, keda siin veel vaadata, aga meil on jäänud sisuliselt 3 ringi sõidu lõpuni ja Jürgen-Mattias Talvik on tõusnud sõidu liidriks. Talviku siin kohe ringiga üritanud turvalise vahe nüüd Kokinsest sisse sõita.
Kahro on sellest duost maha jäänud, sealt on nüüd näha Kahro kui Kristinov, Freibergs ja Kjarel Tilk kolmekest koos. On seal hea punt kokku saanud enne sõidu lõppu siin. Siis Freibergs ja Kjarel Tilk Kristinov on siis Freibergsist seering mööda saanud. Kas Tilk läheb ka nüüd seespoolt mööda Freibergsist? Ei, seering veel ei jõua sinna kõrvale. Kepa tuleb siit väljast, Freibergs tuleb siit seest. Tilk otsib seal kohta Freibergsist mööda minna. Kui ka jälle kaadrisse ringmäng. Läheb siis Kahro tuli siit meie eest, Kristinov tuleb sealt. Kristinov on siis meil hetkel 4. Tilk on tõusnud 6. Freibergs langenud lausa 8. Sealt on nii Sebastian Leok kui ka Saitsans mööda saanud. Sebastian Leok hetkel 6. kohal. Kaarel Tilk 5. Kristinov 4. Saitsans siis 7. Et Freiberg siin seering 3 kohta kaotas kohe. Ja Kokins siin meie ees sõidu teine mees hetkel. Jäänud jah siin talvikust maha, talviku sõidu lõpp ikka väga tugev, 3 sekundit sõidab kiiremini kui järgnev punt ja jätkab seda sõidu alguses kätte võetud tempot viimaste ringideni ja viimaste meetriteni välja. Number 5 Indrek Mägi saab siin ringi sisse. Mägi meil siis kas on Mägi on siin loobunud selles sõidus 23. langenud nii, aga ta tavaliselt sõida. Ja talvikusel jälle 2 kaupa neid laineid võtmas ja oma kiirust näitamas. Tundub, et Kokins ja Kahro seal äkki neil seal ikka 3 sekundit vahet ja need miskit vahejuhtumus ei ole, kui Kokinsid mingit väga hoogu maha ei lase. Opa, siin läheks korralikult lappama ka veel maandudes, aga Jörgen mõttes talvikul sellest ei olnud väga midagi, keerab sinna sisse jälle ennast ja viimane ring jäänud meil siis sõiduliidril tulla. Kokins teisena. Ringi ajad siin 41.8 talvikul ja 44.327 Kokinsil, 45.938 saab Kahro, tema siis liidrist 10,9 sekundi kaugusel. Kepa siin tuleb 41.070. Tilka ei tule miski pärast, kas need on seal nüüd kokku saanud midagi või on siin midagi juhtunud? Ei ole Tilka ega kedagi sealt rohkem tulnud, ei Saitsansit ega Leokit. Aga siin siis jah, sõiduliider Jörgen Mattias Talviku valitsev Eesti meistrina fundamenti siis nii-öelda omal tiitli kaitsmisele rajamas. Püüame siit veel Talviku kinni. Siis pool ringi on veel tulla, viimased pool ringi. Ja näitabki, et ainult esimesed 4 meil viimasele ringile läinud on. Andurid seal korra mingisugune väike jama juhtunud. Talvikul veel siin jäänud nüüd siis viimased sisuliselt 3 kurvi või 2 kurvi jäänud veel siin tulla. Ja 5,8 sekundiline edu siis hetkel järitava Markus Kokits sees. 3. Kristina 4. 5. Sebastian Leo 6. Ja siin siis superfinaali esimese Eesti meistrivõistluste etapi superfinaali võidab Jörgen Mattias Talviku ja mehel on isegi emotsioonid laes, mis on tore, et põhjustab ikka kutid võitlevad selle nimel ja näevad vaeva. Markus Kokits siis lõpetab teisena ning kuulame siit kohe ka võitja kommentaari. Nii, Jörgen, superfinaali võit ka ilusti kodus. Tunne vist on hea, kuigi tööpäev läks vähe raskemaks, kui sa olid arvanud. Ma ei tea, kas arvanud, aga tööpäev oli kindlasti raske. Hea trenn sellegi eest, et viimane start oli tegelikult suht okei juba. Aga tegin esimene ring suure vea ja kaotsin paar kohta, et ei olnud Mattiasest lihtne mööda saada, ma ütlen ausalt. Ei olnud. Proovisin igalt poolt siit ja sealt, aga ei tahtnud kümpiga kohe panna niimoodi naglalt. Et võtsin aja ja sõidulopp on mul suht tugev selles mõttes, seda ma tean ja
tegin oma töö ära, nii et lõppude lõpuks pole vahet, kui pikalt sa võidad, kui sa võidad. Et väike nali ka, aga ikkagi selles suhtes jaa, kindlasti kõva päev ja äge oli siin Põlva Rosmo Krossirajal sõit üle pika aja, et organisatsioon oli tipptasemel, et ma väga nautisin täna sõitmist ja jah, järgmise etapini. Nagu sa ütlesid ka pressikonverentsil, et sinu jaoks on ikkagi Euroopa sõidud ja adak tähtsamad, siis ma ütlen sinu selle lause peale, et väga hea trenn, oligi väga hea trenn. Ma tagantjärgi mõtlesin selle lause üle ja võib-olla nagu Euroopa on ka tähtis, aga ma ei saa öelda, et Eesti ei ole tähtis, on ju, et selles suhtes ikkagi ülilahe on siin võistelda ja kõva andmine on, et rada oli tehniline, see oli vägev, et tegelikult Eesti raja kohta oli möödumiskohti väga palju tegelikult ja tegelikult oli kaif, et Red Breit saab ette panna järgmisele etapile ja mis siin ikka. No aga palju õnne sulle ja me kohtume sinuga niikuinii veel ka poodiumi ääres. Aitäh! Autasustamisena kõikidele masinaklassidele, kes täna siin ajal siis olid. Nii et hetke pärast kohtume juba poodiumi juures, kes